Lidia Santiago. Uutes võimalikuks. Lidia Santiago sündis 1954. aastal beebibuumi põlvkonna ajal. Tol ajal peeti insenerieriala endiselt meeste alaks, kus peaaegu kogu valdkond oli meeste domineerida. Vaid vähesed naised valisid selle tee ning veelgi vähem julgustati seda tegema. Kuid juba noorest peale näitas Lidia, et on valmis ootusi trotsima. Lidia kasvas üles tootmismaailma keskel. Tema vanematel olid ettevõtted ning juba 8-aastaselt veetis ta aega vabrikutes ja töökohtades, jälgides, kuidas tooteid valmistati. Masinate, töötajate ja protsesside jälgimine vaelustada ning tekitas varakult uudishimu selle vastu, kuidas asjad toimivad. Kui sugulased küsisid tead, kelleks ta tahab suureks saada, oli tema vastus alati kohene ja enesekindel. Ta ei kõhelnud ega muutnud meelt. Ta ütles alati üht ja sama, ta tahtis saada inseneriks. Üks Lidia nõbudest õppis keemiatehnikat Technico ülikoolis. Ta veetis Lidiaga aega, mängis temaga ja jagas lugusid oma õpingutest. Lidia imetles teda sügavalt ning see suhe aitas tugevdada tema kasvavat huvi inseneriteaduse vastu. Lidia järgnes oma unistusele ja astus Technico ülikooli keemiatehnikat õppima. Tol ajal ei olnud toidutehnoloogia veel ülikoolis eraldi õppekavana olemas. Sellegipoolest mõjutasid tema varased kogemused toiduainetööstuse keskel jätkuvalt tema huve. Lidia omandas aastate pärast 1989. aastal magistrikraadi toidutehnoloogias. Aja jooksul sidus tema töö omavahel paljud erinevad insenerivaldkonnad. Seetõttu kirjeldab ta ennast kui läbivat insenerit, kedagi, kes tegutseb mitmel erialal nagu elektrokeemia, elektrotehnika, agraarinsenerlus ja metsandusinsenerlus. Lidia jaoks sai õpetamisest üks tema karjääri tähtsamaid osi. Ta õpetas 43 aastat isegi ülikoolis, aidates põlvkondadel tudengitel arendada oma oskusi ja kirge insenerivaldkonna vastu. Lidia jätkas insenerikogukonda panustamist ka pärast õpetamisest pensionile jäämist. Ta teeb vabatahtlikku tööd inseneride ordus, kus ta tegutseb Lõunapiirkonna assamblee juhatuse asepresidendina. Oma karjääri jooksul tundis Lidia end mõnikord kõrvale jätta. See ei olnud tingitud oskuste või teadmiste puudumisest, vaid lihtsalt sellest, et ta oli naine valdkonnas, kus domineerisid mehed. Hoolimata neist väljakutsetest tõestas ta oma väärtust sihikindluse ja enesekindlusega. Tasakaalu leidmine inseneritöö ja emaduse vahel ei olnud kunagi lihtne. Lidia meenutab pikki päevi, mis algasid kell 5 hommikul ja lõppesid hilisõhtul. Ilma oma vanemate ja äiaperre toetuseta oleks olnud peaaegu võimatu hallata nii pereelu kui ka nõudlikku karjääri. Lidia usub, et naised toovad inseneri valdkonda tähtsaid tugevusi. Tema sõnul on naisinsenerid loovad, sihikindlad ja julged inimesed, kes võitlevad oma ideede eest ning liiguvad edasi ka takistuste kuuste. Lidia sõnul peab hea insener olema aktiivne, dünaamiline ja suhteline lahendusi leidma. Suhtlemisoskus, kohanemisvõime ja läbirääkimisoskused on samuti hädavajalikud, kui töötatakse erinevates valdkondades ja vastutustasanditel. Lidia usub ka, et haridus peab algama tugevast põhjast. Lugemisoskuse parandamine ja matemaatikaõppe tugevdamine on tema sõnul olulised sammud tulevaste inseneride innustamiseks. Kogu oma elu jooksul järgis Lidia Santiago perekonnast kaasa saadud vaimu, usku, et ideed tuleb muuta tegudeks. Tema teekond näitab, et sihikindlus, teadmised ja julgus võivad avada uusi radu tulevastele põlvkondadele.